Paljud arvavad, et tehisintellekt on rumal ja veebilehe vestlusrobotid on võimeliselt ainult vastama mingitele tüüpküsimustele ja see ongi kõik. Aga see ei ole nii. Tänapäeval veebilehel olev vestlusrobot saab olla oluliselt targem kui lihtsalt tüüpküsimuste vastaja. Sa võid näiteks ühendada enda vestlusroboti toodete andmebaasiga, kus ta saab lugeda näiteks mingeid tehnilisi kirjeldusi või spetsifikatsioone sinu toodete kohta ja vastata kliendile, nõustada kliendi spetsiifilistes küsimustes või osata vastata lauseisude kohta ja panna tema jaoks kokku siis tellimuse. Kindlasti ka igasugused olukorrad, kus sulle on vaja käivitada teatud tüüpi toiminguid. Näiteks võib-olla sulle on vaja teavitada kedagi sellest, et klient soovib teenusest loobuda või klient soovib teenust muuta. Et vestlusrobot on võimeline mitte ainult ütlema kliendile, mida ta peab selle jaoks tegema, vaid vahepeal näiteks panna ka kuskile tööülesande töötajale või saatma e-maile juhile. Mingis mõttes vestlusrobotid arenevad vaikselt sinna suunda, et asendada selline esimese taseme kliendi toe, kus kliendi toe agent mitte ainult on võimeline vastama kliendile hääles või kõnes, vaid on võimeline ka teatud tüüpi lihtsaid ülesandeid iseseisvalt ära tegema ja juhul, kui need ülesanded on keerukamad, siis ta paneb neid edasi õige inimese või tulevikus võib-olla ka teise tehisintellekti agendi lauale.